Esimesed siis karistused ja kuritööd siis said mul sealt nii-öelda nõukaaegsest Viru hotelli juurest, kui tahtsin natuke teistest võib-olla erineda ja käia parema jalanõu ja riidega, ja arreteeriti mind valuutavahetusega ja sellest ka esimesed kogemused vangimajast ja nii-öelda subkultuur ja niisugused halvad sõbrad. Aga mis küll ei teinud liiga ja vastupidi hakkas võib-olla meeldima ja sealt ka siis need kombed ja kõik see tänavakultuur ja muidugi ütleme vanemad autoriteetsemad sõbrad siis nii-öelda ja hõlpraha ja nii need aastad läksid siin pea 20 erinevates vangimajades, siin, seal, Venemaal, Skandinaavias võib-olla kuskil. Midagi niisugust kurja erilist ei ole teinud, et hingevõtt kellegi, kõik olid niisugused kelmused ja pisiriisumised ja võib-olla niisugused machinatsioonid, spekulatsioonid. Ja aga sõltuvusega ja eks see elu, niisugune valed eluhoiakud, eks oli ka teatud sõltuvus ja see hõlpraha ja võib-olla see oligi minu suurem sõltuvus, kuigi ka alkohol nagu, mis sa salata meeldis, ja tihti ka sealt niisugused alkoholijärgsed niisugused pahandused siis küll politseiga ja küll igasugused traumapunktid ja Kui Jüri oli veetnud erinevate kuritegude eest 20 aastat oma elust trellide taga, sai ta aru, et sellisel elul pole mõtet. Saavutanud ma ei olnud tegelikult mitte midagi, peale selle, et mul oli üks tore tütar, ka kellest ma kartsin, et ma jään tõesti ilma, sest kes sellist isa omale tahab. Ja kerisin nii-öelda linti tagasi oma eelmisse ellu, et miks ma selline olen ja miks ma täna 56 aastaselt veedan vangimajas. Tahe muutuda ja oma elu korda saada oli olemas, mis pani otsima võimalusi. Vallaametnik soovitas Jüril minna peale vabanemist Lootuse külla. Vangikaaslased eriti ei näinud heas valguses seda kohta ja olingi segaduses, kuigi tahtsin oma elu muuta ja asustada uuesti valgelt lehelt. Ja siis ühel päeval, ühel ööl õigemini, kui ma enam magada ei saanud, ma olin oma mõtetega nii puntrast, et ma mõtlesin, ma panen käe endale külge ja lihtsalt teen omale enesetapu, et ma ei suuda niimoodi elada. Ja need saatana mõtted, need enesetapu mõtted olid nii painelikud, et ma lihtsalt ei saanud magada ja ühel õhtul ma hakkasin lihtsalt lugema meie isa palvet, mis mul oli lapsepõlvest meelde jäänud. Vanaema oli mul kristlane ja need aitasid mind ja tänu sellele ma hakkasin edasi palveid lugema ja sain sellest suurt abi ja tundsin, et see vägi on nii võimas, mis mind rahustas ja siis ma hakkasin nõudma juba kaplani järele, tähendab siis et saaks kaplani vastuvõtule ja ta rääkis mulle sellest Lootuse külast nii palju, kui tema teadis, et ära otsi vangimajast neid nõuandjad, sest seal ei ole ühtegi inimest, kes teaks objektiivselt selle koha tausta. Et kõik, kes on selle koha läbi teinud, üldjuhul keegi enam sinna vangimaja pole tagasi saanud, et nii siis ära otsisid nõuandjad ja see tõi mulle suure kergenduse, et üks rahu tuli südamesse ja siis ma hakkasin tegelema sellega, et saada siia ankeeti täita ja jumala tänu ma sain positiivse vastuse ehk siis nõusolek, et nad võtavad nüüd vastu ja samal päeval, kui vabanesin, siis võtsingi oma 7 asja ja istusin bussi peale ja rongi peale ja Jüri usub tänaseni, et vanglas tehtud otsus oli ainuõige, mis peatab selle vale ratta, mille peale ta lasi ennast tõmmata. Lootuse külas läbitud esimene etapp aitas aru saada oma sõltuvuse põhjustest ja õpetas elama väärtuslikku elu, millest ei puudu ka usk Jumalasse. Usk mul oli, aga selline usu järgmine või nende 10 käsu järgimine, siis nüüd tänaseks ma saan aru, et see oligi see, mis mul oli puudus elus, et käia õiget teed, võtta vastu see, mis siit antakse, kus on sõbrad, kus on soe, toredad inimesed ja ma ei tea, kui palju ma oskan siia veel juurde lisada, aga minu jaoks on alati olnud see koht ülivõrdes, et algul olid küll väga rasked võib-olla
need nii-öelda nagu koha nõudmised siin, aga ka läbi nende ma sain nagu veel tugevamaks ja aru saama, et see programm on selle jaoks tehtud, et inimene muutuks nii seesmiselt kui ka välimiselt. Ja tulevikuplaanid on võib-olla väga lihtsalt sellised primitiivsed, aga teha tööd ja näha vaeva ja tulevikus, kuna ma teen ka teatud määral käsitööd, siis luua oma käsitööartell. Ja kõige suurem unistus ehk on võib-olla õppida ära sepakunst, tuua sellega leib lauale ja teenida Jumalat ja nii lihtne see ongi. Ja praegu olekski minu poolt kõik ja aitäh!